kuna siin oli enne mind 3 ettekannet väga konkreetsetel spetsiifilistel teemadel, siis ma mõtlesin, ma oma kokkuvõtvas ettekandes võib-olla annan natuke laiema raamistiku sellele, kus me Eestis oleme ja püüan selle ettekande lõpetada oma nägemusega sellest, et mida teha võiks ja kuidas edasi liikuma peaks. Aga vahepeal puudutan loomulikult ka konkreetsemalt aspekte selles, mis puudutab tuulest või üldse siis nii-öelda juhuallikatest elektri tootmist. Kõigepealt, ma arvan, ei ole kunagi paha üle korrata mõned baasfaktid Eesti kohta. Meie aastane elektritarbimine on üle 8 teravatt-tunni, 8,25–26 ja tiputarbimise rekord on 1,6 gigavatti, 1600 megavatti. Meil on installeeritud võimsusi selliselt, et põlevkivielektrijaamasid on 1340, koostootmisjaamasid 269 megavatti, tuuleparke 695 megavatti. Siia juurde ütlen veel, et nende tootmise rekord pärineb möödunud aasta 16. detsembrist, kui nad tootsid 1 tunni jooksul siis 588 megavatti. Kiire arvutus siis ütleb, et nad sellel rekordpäeval jõudsid kusagile 85% peale oma sellest maksimaalsest teoreetilisest võimsusest. See ei aasta keskmises mõttes seda võimsusfaktorit kuidagi ei kirjelda. Kui vaadata, palju aastaga need tuulepargid tootsid, siis nad tootsid 1164 gigavatt-tundi ja kui nüüd võrrelda seda nende installeeritud võimsusest tuleneva maksimaalse teoreetilise võimsusega, siis nende võimsustegur oli 22,6%. Me teame, et Eestis tihti räägitakse tuuleparkide võimsustegurist 40. Et praegu siis konkreetselt installeeritud võimsused on saavutanud 22,6. Päikeseparke on meil 1,2 gigavatti installeeritud, nende tootmisrekord oli 788 megavatti, ehk siis kusagil 65% suutsid nad ühel päikeselisel päeval 1 tunnil saavutada. Aga jälle, kui me vaatame aastast toodangut, siis see on pisut üle 1000 gigavatt-tunni, mis annab nende võimsusfaktoriks 14,6, mis on isegi üllatavalt hea, mida tasub päikeseparkide puhul meeles pidada, et see võimsusfaktor jaotub võrdlemisi ebaühtlaselt aasta peale. Meie pilvisel ja pimedal talvel võib see jõuda mõne üksiku protsendini isegi, rääkimata päevadest, kus ta on 0. Lisaks on meil ühendused, 2 Estlinki kokku 1000 megavatti võimsusega, üks neist, nagu me teame, on praegu remondis. Ja siis on meil Läti ühendused, mis on võimsusega kusagil 1300 megavatti. Siin on nüüd üks lisamärkus andmete juurde, et see ühenduste lugu ilmestab minu arust väga hästi vale otsuseid, mida Eesti energeetikas on tehtud, ehk et meil selle asemel, et ehitada välja ühendusi piirkonnaga, kust on võimalik odavamat elektrienergiat riiki sisse tuua, ühendasime ennast suurema võimsuse läbi lõunaga, mis tekitab meil defitsiiti ja seeläbi ka muudab hinda kallimaks. Nüüd selle kõige juures, mida ütleb Elering oma möödunud aasta varustuskindluse aruandes, ma ei hakka aruannet pikalt ette lugema, ma loen ette ühe olulise lause sealt. Sarnaselt regiooni teiste riikidega seisab ka Eesti lähiaastatel silmitsi väljakutsetega hoida taastuvenergia kiire arengu olukorras piisavaid juhitavaid tootmisvõimsuseid. Isegi meie Elering ütleb, et meie põhiline fookus peaks olema tegeleda juhitavate võimsuste arendamisega. Valitsus paraku ei ole aru saanud, et see peaks olema meie põhiline fookus. Ja see on tegelikult oluline, ütleme nii sellele, et sõnal on jõud, mida me teame kõik, aga tegelikult et sõltub, kuhu sa oma auru paned, et kui sa paned selle vile peale, siis on kõva vile. Kui sa paned selle millegi muu tegemise peale, mis tulu toob, siis on tõenäosus suurem, et sa selle tuluni jõuad. Ja nüüd, mis puudutab seda Eesti raamistikku veel, meil on seaduses jätkuvalt sätestatud, et 2030 peaksime me 100% aastase mahu mõistes ehk siis pisut üle 8 teravatt-tunni elektrienergiat tootma taastuvatest allikatest. Ja kui me neid tegelikke toodanguid vaatame ja tegelikku Eesti tarbimist, siis tänase seisuga tuul ja päike annavad umbes veerand, mis tähendab, et me peaksime neljakordistama neid tootmisvõimsusi ja see kõik põhineb tänastel tegelikel Eesti andmetel. Ja kui me neljakordistame selle tuule installeeritud võimsuse, mis on ligi 600 megavatti ja päikese, mis on
1200, noh siis me jõuame sinna, et me peaksime paigaldama 2,3, 2,4 gigavatti tuulevõimsust ja üle 3 gigavatti päikest. Teisipäeval esines endine kliimaminister Yoko Alender huvitava mõttearendusega, et tegelikult ei pea nii palju, sest me saame koostootmisjaamades puitu põletades seal vahe ära katta. Jutuks hea küll. Ja ega eestlased on puitu ikka põletanud ja otseselt selles midagi halba ei ole. Ma lihtsalt ütlen, et väga suurt hulka sellest ei kata. Ja siis sellest edasi me jõuame selleni, et kui me selle 2,35 gigavatti tuult ja 3,15 päikest oleme püsti pannud ja ütleme, kui nad siis ka saabub mõni tund, kus nad saavutavad oma sellise samasuguse rekordtulemuse, mis nad Eestis on siin praegu saavutanud, tuul 85% installeeritust ja päike 65%, siis nendel päevadel on 2 gigavatti emmal kummal sisuliselt see toodang, mis antakse. Tuletan meelde, meie rekord seni külmal talvel on olnud 1,6. Siis me oleme kohe selle probleemis, et mis me teeme selle üleliigse elektriga. Ja siit ma jõuan edasi järgmise sellise alapeatükina valitsuse jutupunktid. Selle kohta on valitsus pikalt rääkinud nii kliimaministrite kui peaministri tasemel. Ekspordime. Teemegi, installeerimegi hästi palju võimsusi ja siis ekspordime. Ma ütleks, et nagu Kaja Kallas ütles, elektrimolekule saaks siis eksportida küll, aga raha ei saaks selle eest. Sest et nendes oludes ja meile räägitakse, et tuul puhub erinevalt ja päike paistab erinevalt ja loomulikult variatsioonid on, aga suures pildis tegelikult sellel hetkel, kui meil siin seda tuule- või päikesenergiat palju on, küllap on ka lähinaabrusest teda üsna palju, see tähendab, et hind on all ja esimene küsimus tekib, et kohe, et kas naabritel on siis vaja või on neil ka juba liiga palju. Ja teine küsimus on see, et kui sa nulliga teda ekspordid, siis sa raha ei saa. Elektrit eksporti, siis statistika selles nurgas on ilus, aga raha ei saa. Ja nüüd teisipidi, kui sa siis impordid ikkagi külmal talvel, sest sul neid võimsusi, mis sind toidaks siis, kui tuul ei puhu, päike ei paista, ei ole piisavalt, siis sa impordid kallilt. Nii et jooksev konto ja riigi nagu rahalise seisu mõttes äärmiselt halb äriplaan. Ja ma tuletan meelde Eleringi sõnumit, tegelik mure on meil juhitavate võimsustega. Teine jutupunkt, odav elekter. Selle odava elektri saabumine, ütleme, võiks näida tõena sellisel juhul, kui täita sotside unistus ja kaotada elektri arvelt kõik read, mis seonduvaid kulusid kajastavad. Võrgutasu, meil hakkavad siin lisanduma need võimsusreservitasud ja muud. Kui need ära kaotada, ja võib-olla ka nendel hetkedel, kui meil on elekter börsil kallis, siis valitsuse poolt seada mingi piir ja maksta see ka veel maksudest kinni, siis on lihtsalt maksukoormus suurem ja sotsid saaksid öelda, et elekter on odav. Tegelikult kulu ühiskonnale kogu selle süsteemi üleval hoidmisel on väga kallis. Ja siis lisaks, mida meile räägivad valitsuse ja koalitsioonipoliitikud, kui Kristen Michalil argumendid otsa said, faktidega paljastati udujutt, tuli Eesti poliitilisse žargooni uus termin, numbrimaagia. Ärge olge kinni selles numbrimaagias. Põhimõtteliselt seda võiks laiendada, et ärge olge kinni faktimaagias. Et me teeme oma maagiat ja te ärge tulge siin faktidega meie seda narratiivi lõhkuma. Lisaks lasti lahti ametnik, kes numbrimaagial paljastuda lastis. Ja siis teine asi, mida tehakse, räägitakse numbritest ilma kontekstita. Täna kolleeg Kadastik ütles, et kas te tahate, et eestlased maksaksid 15 miljardit rohkem. Ei pannud seda üldse konteksti, et millest rohkem või et kas me siis maksaksime mingi 20 aasta jooksul 15 miljardit ja pärast tagurpidi läbimõtted ei olegi võib-olla nii palju, et lihtsalt öeldakse mingi hästi suur number, et inimesed 15 miljardit, hirmus. Et ma siin teisipäeval käisin televisioonis käsitlemas kindlustusteemasid, seal kindlustusseltside esindajad ütlesid, et teate, kui palju kindlustusseltsid on rahasid välja maksnud? 58 miljonit. Kõik inimesed mõtlevad, tõesti tubli 58 miljonit. Aga ma ütlesin talle, et ütle palju kokku korjasite. Üle 100. Ainult pool maksite välja. Siin on natuke sama lugu, Maarjo, et 15 miljardit ja 15 miljardit. Ei maksa inimesi siin hirmutada. Ja keskkonnakomisjonis öeldi, et 2 korda odavam elektrihind. Ma küsin, millest 2 korda odavam? Sest kui sa ütled lihtsalt 2 korda odavam, siis jõuab kätte üks päev, näiteks 5 aasta pärast. Inimesed ütlevad, et elektrihind 250, et miks ta nii kallis on. Ametnik ütleb, aga ta on 2 korda odavam kui 500. Eks ole. Et niimoodi numbritega mängides on võimalik ikka seda oma udujuttu päris nagu
pehmelt öeldes huvitavaks ajada. Ma küsisin ametnikult, et äkki teil on selline mõte ka Kliimaministeeriumis läbi käinud, et paneks selle hinna eesmärgi suhtes Soome elektri hinnaga. Et siis see oleks selline nagu käega katsutav ja ka seotud riigi konkurentsivõimega, et kuhu me üritame jõuda ja mis me siis teeme selles valguses. Mõni näide välismaalt. Meile ju kogu aeg, selle sama odava hinna näide meile räägitakse, et taastuvenergia toob odava elektri hinna ja siis küsimus Saksamaa, Suurbritannia, Taani. Nad juhivad elektri hinna edetabelit ja selles mõttes juhivad halvas mõttes, et neil on maailma kõige kallimad elektrihinnad, aga neil on kõige rohkem installeeritud võimsusi. Saksamaa ja Taani on tuulde pannud raha nii, et vähe pole, Ühendkuningriik samamoodi. Et miks neil siis seda odavat elektri hinda ei ole? Ameerikast, California, samamoodi osariik, kes on kõige rohkem tegelenud sellega, et panna juhitavaid tootmisvõimsusi kinni, nii tuumat kui fossiili ja teha taastuvenergeetikat. Kõige kiiremini kasvav ja kõige kõrgem elektri hind, kõige suurem energiavaesus Ameerika Ühendriikides. Seal on täpselt see, millest meil kolleeg Kadastik siin aeg-ajalt Facebookis kirjutab, kuidas tal on maru tore, et akupank ja päiksepark ja muudkui siin mängin turu vastu ja juhuu. Californias on täpselt sama asi. See väike jõukam osa ühiskonnast saab nende hobidega tegeleda ja ülejäänutel peab maksukoormus suurem olema, et see pull kõik kinni maksta. Ühiskonna kulu ei ole kuidagi väiksem. Ja viimase aja uudised Euroopast. Norrakad, rootslased on välja öelnud, et sõbrad, neid uusi ühendusi me teiega küll enam ei ehita. Pidades silmas siis seal sakslasi ja taanlasi ja norrakatel tegelikult on elektriühendus, eks ole, Suurbritanniaga. Ja lisaks nad on öelnud, me isegi kaalume seda, et võib-olla me ei lase sealt elektrit enam läbi, sest kui sul hiigelhinnaga Suurbritannia või Saksamaa sinu odavat hüdroenergiat ostab, siis ühel hetkel isegi norralased, kes muidu on rikkad nagu trollid, vaatavad, et pagan, kalliks läheb. Aga kui sakslastele ei annaks, saaks ikka täitsa nagu toredasti läbi. Nüüd selle taastuvaga kaasneb ju, eks ole, see, mida tänapäeval viimastel kuudel eriti palju räägitakse, uued teenused, uued turud. Reservvõimsused, sagedusreserv, kõik siis see akud ja kogu see lugu. Need turud ja teenused tekivadki siis, kui sa hakkad installeerima taastuva või juhu elektri tootmisvõimsusi. Nii kaua, kui sa toodad elektrit fossiilkütusest või tuumajaamaga, sul ei ole vaja mingisuguseid lisateenuseid, mis on tegelikult väga kallid ja viimase aja uudised ju ütlevad, et ametnikud hindasid, et kulub 60, nüüd miljonit. Esimese paari kuu põhjal on selgunud, et alla 120 ei lähe kuidagi ja pigem läheb üle. Et kõik need teenused on kallid. Maarjo eile, jälle, ma ei teagi, Maarjo, sa ja seda füüsikat ja energeetikat jagad, aga võib-olla sa oled nagu naiivne natuke ettevõtjate suunas vaadates, et sa kuidagi eile rääkisid, et ettevõtjad pingutavad hirmsasti selle nimel, et hinnad alla tuua ja marginaalid endal alla tuua. Ma arvan, et ei pinguta ja ei peagi pingutama. Meie siin loome raamistiku ja ettevõtjate põhiülesanne on teenida kasumit ja küll nemad juba läbi hammustavad, kuidas selles raamistikus siin siis seda kasumit üles lükata. Nii et mina küll ei usu seda juttu, et küll see reservvõimsuste hoidmine odavamaks läheb. Ühel hetkel, kui ta liiga odavaks ettevõtjate suunalt vaadates läheb, siis neid ei paigaldata ja siis on neid puudu ja siis nad on kallid. Natukene selline ringkäik. Aga kusjuures see juhuelektri tootmine ju vajab enda kõrvale mingit tuge ja see tugi on tavaliselt fossiil. Ja kui me nüüd vaatame, siis Euroopas ja maailmas üldse lemmik fossiiliks seal kõrval ongi siis gaas. Ja ma selleks ettekandeks ettevalmistudes siis vaatasin numbreid. USAs, Texase osariigis tehti analüüs, et milline elektritootmisviis, mis hinnaga kätte tuleb, kui arvestada kogukulu. Kõige odavam maagaas. Kusagil jõuti tulemuseni $50–80 megavatt-tund. Siis järgmiseks kallim on tuul, päike pluss maagaas. See on 70–100, selline 40% kallim. Ja kõige kallim tuul, päike pluss salvestus. 100–150, ehk et pane veel 50% sellele otsa. Kusjuures teatavas mõttes on siin nagu talupoja mõistusega nendele numbritele otsa vaadates sa saadki ju aru, et kui üks variant on maagaas, siis ta on odav,
Kui sa nüüd ütled maagaas pluss tuul ja päike, siis ta on kallim, sest et sa teed maagaasi kõrvale midagi, mida sinna kõrvale tegelikult vaja ei ole. Ja siis, kui sa ehitad midagi, siis see teeb ikka asja kallimaks. Aga see selleks, kui me nüüd võtame selle Eesti võrdlusesse, siis tegelikult põlevkivi ja gaas on äärmiselt võrreldavad. Selles mõttes, et meile räägitakse ja võib-olla mõned lihtsad numbrid, mida on hea meelde jätta. Eestis umbes öeldakse, et 1 megavatt-tunni tootmiseks kulub tonn põlevkivi ja CO2 heide on umbes tonn. Auveres tegelikult on numbrid väiksemad nii põlevkivi koguse kui ka heitme mõttes. Need on kusagil 700 juures. 700 kilogrammi põlevkivi ja 700 kilogrammi heidet. Nüüd gaasile öeldakse, et see on poole väiksem. Öeldakse, et 1 megavatt-tunni tootmiseks kusagil kulub 177 kuupmeetrit gaasi ja Rotterdami börsil pannakse see gaasi hind megavatt-tunni tootmise hinda, et ta oleks nagu võrreldav energeetikas. 34 eurot megavatt-tund on gaasist elektri tootmine ja heidet 430. Aga kui me nüüd mõtleme Eesti kontekstile, siis see gaas tuleb kas USAs või Kataris veeldada, siis laevaga siia vedada, siin gaasistada ja siis kütta. Kogu see ahel lisab 200-250 ühikut heidet. Nii, ja siis me jõuame selleni, et Auvere ja gaasijaama CO2 heide on tegelikult võrdsed. Kusjuures, kui sa Auveres pool paned puitu, millest küll tekib CO2, aga mis Euroopa Liidu arvestuses nagu ei teki, siis sa saad Auvere põlevkivielektri CO2 heitme väiksemaks, kui on gaasijaama heide. Ja kui sa nüüd võrdled hinda, siis põlevkivi, ma eile rääkisin põlevkiviga tegelevate inimeste, küsisin, kui palju maksab põlevkivi, kui ta on platsil valmis ahju panekuks. Ilma keskkonnatasudega 16-17, koos keskkonnatasudega 20. Üks tonn ja see on vaja 1 megavatt-tunni tootmiseks. Auveres on vaja 0,7 tonni, korrutame läbi, saame selline 14 eurot. Gaas 35. Ehk et nüüd meil ehitatakse siin mingisugust butafooriat, tuulikut, päike, pannakse gaasijaam ja kõik nagu oleks maru tore ja põlevkivi küll on halb, aga heide on gaasil suurem ja rahakulu on üle 2 korra suurem. Kilplased, nagu ma olen siin varem energeetika valdkonnas öelnud, on jõudnud valitsusse. Tirime palgid mäe otsa, vaadake, kui kergesti nad sealt alla veerevad. Need on arvutused, mis põhinevad peavoolu andmetel. Eleringi aruanne, ERR-i uudised ja nii edasi. Ja kui nüüd jõuda selleni, et mida tegema peaks, siis korraks võib-olla võiks vaadata ka otsa erinevate tootmisvõimsuste ehitushindadele. Tõepoolest, gaasijaam on küllalt odav, 1,5 miljonit 1 megavati võimsuse kohta, eluiga 25, võib-olla 30 aastat. Põlevkivi on raske hinnata, sest viimasel ajal on referentsi vähe, pole ehitatud, aga kui võtta aluseks see, mis on kivisöejaamade ehitushind ja vaadata tagasi ka Auverele, kusagil 2-3 miljonit megavati kohta, aga eluiga 60+ aastat. Tuumajaamas me räägime 3,5 miljonitest megavati kohta, eluiga 80+ aastat. Ja nüüd tuulepargi ehitushind ja siin head kolleegid, ei ole vaja ChatGPT-st isegi järgi kontrollida, võite võtta lahti 31. jaanuari ERR-i uudise. Poola hakkab ehitama suult tuuleparki, võimsus 1,5 gigavatti, hind 7 miljardit. Ehk et megavati kohta 4,6-4,7 miljonit. Meretuulepargist räägin. Ja siin meil optimistid ütlevad, et maismaatuulepargil on see võib-olla selline 1,5 miljonit, gaasijaamaga samas suurusjärgis, aga selles mõttes julgen nagu kahelda, et meil neid siiani ehitatud maismaatuulepargid on oluliselt väiksemad, kui nüüd tänapäeval räägitakse. Nad oma suuruselt lähenevad nendele meretuuleparkidele ja tõepoolest ma olen nõus, et maismaal ilmselt on odavam ehitada kui merel. Nii et, ja ma olen seda siin palju öelnud ja ma tean, et ma kordan ennast, aga mina ütleks, kasutame oma põlevkivi, selle kõrvale ei ole meil vaja panna juhuelektri tootmisvõimsusi, me saame väga soodsa elektri ja kasutame seda aega, kui meil on põlevkivist soodne elekter ja Maario ja teised teadlased saavad istuda soojas toas ja valges toas ja arvutada ja siis kasutame seda aega ja raha tuumajaama ehitamiseks. Sest odav energia on väga oluline, et majandus oleks tugev ja tugev majandus on väga oluline, et riik oleks tugev. Aitäh!